Tere õhtust kõigile, mina olen Andri Viinalass ja esitan siis kaasavasse eelarvesse idee Aadama taassünd. Kõik me oleme Lukepargis käinud, näinud sellist kuju nagu Eeva või Veenus, kuidas keegi teda nimetab. Mina olen lapsepõlvest saati kuulnud, et kunagi oli Lukepargis Eeva kuju ja Aadama kuju. Ja Eeva loo kohta on ka ju väga huvitav fakt, kuidas see nagu leiti, et kunagine siis pargi hooldaja Lembit Rebane täitsa juhuslikult leidis siis selle asukoha lähedalt selle kuju tükikesed, millel siis puudu oli keskosast üks tükk ja pea. Ja need siis taastati ja nüüd on meil kõigile see uhkelt vaatamiseks. Aga lood räägivad ka seda, et kunagi oli ka Aadama kuju. Et selle Lukepargi kohta, mis seal täpselt on olnud, on üldse väga vähe materjali. Ja see suhtes nagu keeruline teada, mis, kus ja seal täpselt oli. Et olemas on hetkel siis üks salvestus, mille me leidsime siis eelmine aasta, kui me tegime Lukke mõisapargis projekti Eedeni aed. Ja siis kunagine kooli õpilane meenutas siis, kus asus Aadama kuju ja tema jutu järgi oli seal siis 2 kuju veel, et kokku siis koos Eevaga 4 kuju. Ja ma lasekski teile ka seda salvestust, aga enne korraks näitaks ära, kus kohas täpselt see Aadama kuju siis arvatavasti oli. Et kui siin on siis see Eeva kuju, siin on need lõvid, siis Aadama kuju arvatavasti oli siin. Vähemalt ka siis selle õpilase jutu järgi, et siit on näha Eeva kuju tagant siis pildistatud nende lõvide poole, et siis paremat kätt jääb siis see ala. Et kui te seal kõnnite ka, siis on näha selline ringikujuline plats seal on. Ja siin siis eelmine aasta selle meelterännaku projekti raames panime siia siis taljese, mis siis nagu sümboliseeris seda Aadama kuju. Ja siit edasi siis tekkiski see mõte, et me võiksime selle taas luua. Aga kuulame siis meenutust. Seal oli, peale Eeva oli 3 kuju. 3 tükki? Jaa. Aadama kuju oli Eeva on nüüd seal all. Jaa. Nii, ja nüüd kui siia lõvide poole tulla, Jaa. paremat kätt seal hakkas niskene. Kõnniteed olivad siin all liivaga. Ja see, mis siin on märgitud, see oli ka kõnnitee. Ja siis siin olivat kunagi olnud istepingitaolised siin selle ringi peal. Ja siis siin all, siin olid mingid istepinkide taoline. See oli nii, nagu saksad ütlesid, platsiirene koht. Eeva. Vaata siin, selle nurga pääl oli Aadam. Ja Eeval minu mäletamist järgi oli käsi, parem käsi oli, aga toda ma ei mäleta ka, mis tal seal käes oli. Oli käsi ette sirutatud. Praegu ta on ilma kätt. Ja siis sellest kleedist ta hoidis teise käega kinni. Noh, nii nagu ulatades midagi taheti nagu sellele Aadamale ulatada või palu. Ja siis, aga siin olivat pisikene poiskene ja tiivad olid seljas. Nagu ingel siis? Jah, ingel. Ja siin selles oli ka täpselt teine
aga vaata, kas ta oli siin selle ringi sees või oli siin selle taga, vaat seda ma täpselt ei mäleta. No vot, et selline meenutus ja umbes asukohad, et projekti annab veel edasi teha, kuna veel on siis 2 kuju, et selles suhtes on see väga väärtuslik salvestus, mis meil on. Et skulptuuri siis nagu luua siis olemegi rääkinud sellest kohaliku siis Nõo valla skulptoriga Margus Kääb, kelle tööd on teil võimalus ka siin foyees näha. Et tema siis on mitmetel projektidel nagu osalenud ja skulptuure valmistanud ja see ongi tema tegevusala, et tema aitaks siis selle skulptuuri luua. Et milline see nüüd täpselt hakkab välja nägema, mis materjalist on tehtud, et see nüüd ongi eesootav töö siis, mis oleks vaja välja töötada. Ja selle projekti elluviimiseks me vajamegi just abi Nõo vallavalitsuselt, Lukke mõisapargilt ja Eesti ajaloolastelt, et just koguda veel materjali või võib-olla keegi oskab kuskilt otsida selle kohta materjali ja siis see skulptuur nii disainida kui siis töösse panna. Ja projekti kasu projekt toetab siis Nõo valla ajaloo väärtust, rikastab Lukke pargi keskkonda ja kohalugu ja kindlasti suurendab turismi läbi selle. Ja mina tänan teid väga. Kui on küsimusi, siis kuulan. Selle eelarvega tuleb välja? Jah, et ses suhtes skulptoriga rääkisime Margusega, siis nagu arutasime seda, aga eks kõik ongi selline umbmäärane, et kindlasti skulptuuride tegemine on kallis. Et kui me praegu, ma Margusega nagu rääkisingi sellest, et see Eva kui on selline, et kui me analoogse looksime, siis ta ütles, et 20 000 siis see peaks mahtuma. Aga eelarve meil ongi selline, et siis peab mahtuma. Ja suurus on tal siis nagu inimese originaalsuurus? Ses suhtes ütleme, kui mina nüüd oma peast mõtles, siis ta peaks olema sama suur nagu Eva on. Aga siin nüüd olekski vaja kogu selle materjali kogumiseks andmeid, et kui me leiaksime selle kuju kohta mingeid rohkem andmeid, faile, infot, et siis me teaksime ju, milline ta on, kui suur ta on, võib-olla mis materjalist on olnud, et see kõik nagu ootaks, see töö kõik ootaks kees meid, et saaks selle, isegi kui me ei leia ju selle kuju kohta mingit foto jäädvustust või kirjeldust, siis see tähendab, et see tuleb täiesti uuesti luua. Et siin on jälle siis ikkagi Nõo valla kogukond ju selle teeks, et milline see meie Aadam siis on. Väga suur aitäh teile!